tere kõigile Romeo Seikleb kanali jälgijatele. Nagu ikka, mul on väga hea meel, et sa oled enda tee siia kanalile jälle leidnud. Ja tänases videos siis teeme sellise väikese matka ja olen tulnud siis Käsmusse. Plaanis on Käsmule väike ring peale teha ja kuna põhjuseid on palju, miks täna õues olla, siis sobiski täpselt selline päevake siia. Sain aasta vanemaks, natuke uut matkavarustust, uus kaamera, nii et läheme testime selle kõik ära. Lisaks veel siis videos vaatame ühte toidupakki, mille üks vaataja saatis. Ta ise soovis küll anonüümseks jääda, aga seda siis vaatame hiljem, mis ta meile saatis. Ja nagu ütlesin, siis natuke uut varustust on tekkinud, tahaks selle ära testida. Kuna matkahooaeg tuleb jõudsalt peale, siis mõtlesin, et võtan uued saapad ligi ja saigi valitud siis sellised Samelini saapad, täitsa Eesti toodang ja lähme testime ära, tunduvad asjalikud. Paneme asjad korda ja läheme liigume välja. Käsmus on siis nii-öelda väike ring, mida saab teha, aga ma ise mõtlen, et hakkan siit tulema ja teen kogu sellele ringi peale. Vaatame, kaugele jõuame. Selline huvitav väike kabel on ka siin. Meenutab natukene, kui Rootsis ringi sõita mööda ranniku äärt, siis seal on väga palju selliseid väikseid. Uuest varustusest veel, et leidsin sellise Bushcraft anoraki ja nagu ikka, mul on heade diilide peale silma, et muidu see vist maksis 90 eurot ja kuskilt lihtsalt juhuslikult nägin, oli korra müüki pandud 30-ga, huvi pärast kirjutasin, et kas on alles ja oligi alles, et täitsa mõnus asi tundub, selline tuulekindel. Lisaks siin on sellised taskud, suur tasku ja siis omakorda sees hästi palju väikseid taskuid ja mingi nii-öelda Bushcrafti logo on ka sinna pandud, et selline huvitav asi. Kevad vaikselt tuleb, metsa vahel ikka natuke jäidet ja kõik ja öösel vist külm ka olnud. Aga Käsmu poolsaar ise siis väga suur ei ole tegelikult. Kui ma õigesti mäletan, siis 6 kilomeetrit pikk ja 3 kilomeetrit lai. Aga ta on tuntud väga hea sellisene puhkuse kohana, et päris paljud välismaalased tulevad siia puhkama. Ja päris palju majutusasutusi on ka siin kogu selle rannajoone ääres. Aga mis ta veel on tuntud, et siin peaks olema päris palju hiidrahne nii rannas kui ka metsa all. Ja lähme vaatame, kas me siit kohe, kui me mere äärde jõuame, näeme ka midagi. Metsa all on mingi huvitav asi. Ma nüüd ei saagi täpselt aru, mis see olema peaks. Esimene mõte nagu mingi vana korsten oleks olnud, aga kindel ei ole. Ja siin on selline keldrilaadne asi või maakivist laotud. Ei teagi, mis otstarve sellel on. Vaatame korra, kas näeme siia sisse. Väga huvitav. Ühtegi kirja või asja pole siin, et mis siin olnud on, aga kui keegi vaatajatest teab, mis otstarve sellel oli, siis kirjutage siia alla ka kindlasti. Meri on küll mõnus rahulik praegu. Taga paistavad kivirahnud ka. Ja seal taga peaks olema, kui ma eksis, oli Kuradi saar on selle koha nimi. Tulevikus tahaks kindlasti sinna ka suve lööbima minna.
teeme väikse pausi. Peab vett ka ikkagi ilusti jooma, muidu pärast tekib see, et pea valutab ja nõrk olla. Aga kuidas mul siis võistlustel läks, paari sõnaga sellest ka, nagu eelmises videos lubatud sai. Võistluspäeval siis oli selline hea energia, tundus, et jõudu kõik on. Soojendus läks ka kenasti ja plaanisin võistlust alustada esimese katsena 180 kilo, aga mõtlesin, et okei, lähme kindla peale välja, ma natukene langetan algraskust ja saab selle kindlalt kirja. Esimeseks katseks siis panin 175 kilo. Tunne oli hea, läksin ilusti katsele, aga nii kui jõudsin kangiga rinnale, hakkasin minema, siis miski pärast tekkis mul see efekt, et viskas kangi nagu eemale stardikiirendusena siis nii-öelda. Ja siis see kukkus mulle näkku, et nina sai natuke kannatada, tükk aega oli siit ka valus. Aga ei ole hullu, natukene ehmatas ära see esimene katse, sest et kes on võistelnud, see teab, et kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et sa ei saa võistlusel tulemust kirja. Ja see tõmbas siis natukene ärevaks ära. Teise katsena panin uuesti 175 kilo ja läks ilusti ülesse, ainult et siis vasak käsi lõpus ei tahtnud korraks nagu järgi tulla, aga liikus ilusti, sain selle kirja ära. Ja üldiselt siis kogu võistlusel ma konkurente väga ei jälginud, et mis nemad teevad. Läksin ainult siis nii-öelda enda võistlust tegema. Ja viimaseks katseks siis mul treenerid tulid ja ütlesid, et kuule, et sul on veel kulla võimalus, paneme 190 kilo. Panime 190 kilo ja kuna minu üks konkurentidest siis esimene katse 190 ebaõnnestus, teine katse ka 190 vist ebaõnnestus või midagi tal oli. Ühesõnaga läksime siis kuldmedalit püüdma, kuna treener ütles, et ei ole mõtet seda hõbedat seal püüda, lähme kulla peale välja võimalusel. Siis konkurent ka kohe tõstis peale seda, kui mul katse ebaõnnestus, tõstis ka kohe 5 kilo vist, 195 jäi tal lõpuks. Aga 190 kilo siis selles mõttes alt nagu liikus ära, aga jõudsin siis täpselt poole peale, niimoodi, et lõpuni ei jõudnud minna. Muidu see nii-öelda võistluste ettevalmistus siis läks natuke käänuliselt, et üks vigastus ajas teist taga, et kord valutas küünarnukk ja siis ranne ja aga lõppude lõpuks ikkagi tubli 3. koht. Teine koht oli sama tulemus, mis mul, 175 kilo, aga kuna ta oli 2 kilo kergem, siis läks nii-öelda teine koht siis talle. Aga see eest ei ole hullu. Jätkan kindlasti trenni tegemist ja eesmärkide suunal liikumist, et tahaks selle 200 kilo lõpuks kirja saada võistlustel, sest trennis ma olen tegelikult mitu korda seda teinud, 200 kilo ülesse saanud, aga see, mis sa trennis teed, see ei loeb vaid see, mis on võistluste tulemus ja see on ametlik, nii et plaanime siis selle ka ära teha. Aga mis siin ikka, kui liiga kauaks seisma jääd, siis hakkab külm, nii et lähme liigume edasi. Ja olengi jõudnud Käsmu poolsaare tippu. Varem siis oli siin sellised hooned, aga nüüd on need siis ära lammutatud. Kahju, oleks tahtnud kolada selles, aga jah, mis seal ikka need vanad hooned koristatakse ära siit. Mõnusad suured kivirahnud on siin ikka. Üks on siin täpselt. Siin kalda ääres on ka mingid huvitavad rahnud, mis on ära nimetatud. Siin on selline asi nagu meremunk. Suur kolakad ja kuskile sinnapoole jääb metsamunk.
Mõnus. Päike paistab. Läheb aina soojemaks. Ja leidsin täpselt sükse mõnusa koha ka, kus korraks jalad sirgu lasta. Saapad tunduvad täitsa okeid. Ainuke viga on see, et uued saapad tahavad sisse kõndimist. Ja peab tõdema, et jalad väsivad natukene kiiremini kui muidu. Aga jalas on täitsa mugavad ja mõnusad. Ennem kõndisin siin pikki kallast. Mõnes kohas oli täitsa süke märg ja lögane, aga praegu tundub, et saabas on kuiv, et toimib. Suurem osa sellest rajast siis läheb mööda ranniku äärt. Saab merd nautida ja mõnusaid vaateid. Ja nüüd siis pöörasingi tagasi ja peaks minema läbi metsa siis mõnusalt sinna Käsmu poole tagasi. Mõnus selline rada, et kes otsib kuhu lastega tulla või tahab enda proua jalutama tuua, siis peaks ütlema, et mõnus selline lihtne rada. Nii et julgen soovitada küll. Ja ma usun, et kui on soojad ilmad, siis on päris mõnus siin niimoodi jalutada ringi. Ongi metsarada otsa saanud. Käsmu küla paistab. Ja täpselt paras aeg, et nüüd lõuna teha. Lähme uurime, mis seal Briti toidupakis on siis. Enne mul jäi kella pealt kinni panemata, aga kell näitas 15,41 kilomeetrit, nii et oma jagu sai maha kõnnitud. Aga üks hea vaataja saatis mulle sellise paki. Tegu on siis Briti toidupakiga ja tegu on siis külma ilma 24 tunni pakiga. Nii et asume kohe asja juurde ja vaatame, mis siin sees on siis. Igasugused tarvikud, asjad, salvrätid, tikud, isegi nätsud on, joogid, lusikas, vägev. Järgmiseks on külmkuivatatud kanatikka riisiga. Selline. Mingid, mis siin on siis? Kuivatatud marjad, erinevad. Kohvimaitseline müsli, väga huvitav. Selline pakk. Tume šokolaad, no ikka korralik tahvel. Terve suur tahvel šokolaadi. Väga mõnus. Troopilised viljad ja pähklid. Sobib. Külm kuivatatud puder maasikatega. Siin on 2 hommikusööki siis. Okei, see müsli on siis justkui nagu magustoit. Ja see on siis mõeldud hommikusöögiks. Sellises pakis. Barbecue pähklid. Kuivatatud veiseliha steak. Steak bar siis, nii-öelda vinnutatud liha siuke. Vägev. Energiajook. Pähklivõi. Nii, mis need on? Küpsised. Isotooniline jook. Ja veel üks energiajook. Maru palju igasuguseid jooke on. Aga ma arvan, et toitudest ma võtangi endale selle kanatikka riisiga ja kõik, mis siin alles jääb, siis vaatame teine kord mingis teises videos.
teeme see pealt lahti, vaatan kui lõhn on. Noh, lõhn on hea. Sisu on ka selline. Kuivatatud kanatükid on siin sees. Eks maitseme ära. Vaatame, kui ta on. Mis mulle siin toidupakis veel meeldis, on see, et siin on veepuhastustabletid ka kaasas. Need kuluvad alati ära, kui kuskil looduses oled. Et voolavat vett võid küll juua, aga palju turvalisem oleks, kui sul oleks midagi, millega seda puhastada ka, nii et see on väga vajalik asi. Ma olen ühe korra varem elus Briti toidupakki saanud, aga see lõppes mulle kõrvetiste ja kõhulahtisusega, nii et vaatame, mis seekord saab. Aga tundub, et toit on valmis. Lõhn on küll super. Kuna mulle India toidud väga meeldivad, siis väga mõnus siuke autentne lõhn on. Maitseme kohe ära ka siis, et kuidas on. Kaamera peal vist ei jää näha, aga siin on nagu täitsa mõnusad siuksed suured kanatükid sees. Et kes on saanud Eesti kaitseväe seda pakki, siis seal on ka mingi selline kanakasi, riiskanaga või mingi analoogne, aga seal need kanakuubikud on imetillukesed niimoodi, et sa ei tunne ka neid, kui sa sööd, aga siin on konkreetselt päris suured siuksed tükid, et kohe saad aru, et kana liha siis oli vist külm kuivatatud, jah. Maitseme ära. Väga mõnus siuke karine. Et kui keegi mulle selle nüüd paneks taldrikule ja tooks kodus laua peale, siis ma ütlen ausalt, ma vist vahet ei teeks. Et kas tegu oli toidupakist või enda tehtud, et väga mõnus maitse on. 5/5. Chicken tikka oli tõesti väga maitsev. Olen positiivselt üllatunud ja kõhu sai ka päris kenasti täis. Aga maitseme siis ka ülejäänud asju. See on siis see beefsteak bar. 100 grammi kohta 52 grammi valku. Päris hea. Juba tahtsin ahnitsema hakata, aga selline ta välja näeb. Selline suitsulõhnaline. Tavaliselt need vinnutatud lihad on siuksed, et hammas ei hakka peale. Tükk aega käib suus ringi, aga see kõik laguneb kohe ära ja täitsa mõnus. Järgmisena siis mingi biscuit browns. Ma ei kujuta ette, mis see on. Mingi küpsised. No päris selline saepuru ei ole, nagu meie toidupakkides Eestis on, aga selline nii-öelda nagu, ma ei oskagi öelda. Meenutab natuke mingi küpsisi, mida oleks varem saanud, aga eks ta siuke lihtne kaera küpsis ole just. Nii. Järgmisena siis barbecue pähklid. Proovime ära. No üsna lihtne. Kerge siuke grilli maitse on, aga
ei midagi erilist. See tume šokolaad. Proovime selle ka ära. Pole viga, täitsa mõnus tume šokolaad. Kui praegu ühe kohvi ka siia kõrvale teeks, siis oleks eriti hea. Aga mis mulle selle paki puhul meeldib, on see, et siin on snäkke, mitmeid erinevaid, mida saad valida. Hommikusöök, siis on see nii-öelda magustoit, kuigi ma ei tea, ütleme hommikul mina sööks selle pudru ära, lõunaks oleks selle riisi võtnud, aga õhtul, ütleme, kui sa oled päev läbi või maastikul või kuskil, siis sa tahaks ikkagi midagi toekamat, et ma ei tea, see kohvimaitseline müsli dessert, et kas see nagu õhtusöögiks kõlbab, siis ma ei tea, mulle nagu isiklikult ei istuks. Aga neid igast energiajooki asju on siin 2 kohvi, 3 teed, salvrätid, tikud, nätsud, kõik on olemas. Nii et selles mõttes nälga ei jää maastikul ja ajab asja ära. Kuna see on nii-öelda, nagu siin kirjas on, siis 24 tunni külma ilma pakk, siis siin ongi vist mõeldud, et sa saaksid rohkelt süsivesikuid ja suhkruid ja asju, et see hoiab sul vaimu sees. Et noh, võtad selle hommikupudru, mis on maasikatega ja paned siia veel selle pähklivõi ka sisse, siis see tuleb ikkagi üsna rammus. Terveks pooleks päevaks sulle energiat siit saadud. Vot nõnda, kõht sai küll väga mõnusalt täis. Ja kui toit söödud, siis tuleb ikka seda toidupaki nätsu ka natuke peale närida, et see värviline karri kindlasti mäkerdab hambad ära. Aga vot selline see väike seiklus meil täna siis sai. Loodan, et te nautisite seda väikest kiiret päeva minuga. Nagu ikka, kui sulle meeldib see, mis ma teen, siis kindlasti telli see kanal ja kommenteeri. Ja teiega siis näeme juba järgmises videos. Seniks aga siis soovin kõigile mõnusaid päikselisi ilmasi, kui neid siin nüüd hakkab tulema. Ja puhake siis nädalavahetusteti mõnusalt välja. Seniks aga tšau!